No nii, alustame siis traditsioonilisest küsimusest. Mis tunne on, et ma vaatasin, et just olid jälle sellised õnnejoovastused? Õnnejoovastus on väga õige sõna selle kohta. Väga palju tööd sai tehtud ja see oli väga raske, väga tänuväärne, aga seda tänuväärsem on praegu see tunne, et seda kui tunnustati. Et ikkagi seda tunnustust on vaja. On küll ja ma arvan, et me loomeinimestena oleme mingis mõttes nii hapras kohas vahel oma loomingut tehes, eriti seda lugu tehes, et selline pai kulub väga ära. Nii, siis mulle öeldi, et me võin teid õnnitleda abiellumise puhul, on nii? Nii ta on, täpselt, ma olen nüüd proua Kartov. Abikaasalt siis küsin, et kuidas siis on olla abikaasa seis? Väga uhke ja eriline, eriti kui kõrval on selline abikaasa. Kuidas see abikaasa tugi väljendus, et tegelikult te ju tänasite ka teda tõesti siiralt tänu? Ott oli tegelikult esimesest hetkest peale mulle toeks. Niipea, kui ma selle stsenaariumi pakkumise sain, siis esimene ja alatine vestluspartner on mul tegelikult Ott. Ja Ott tegelikult mängib ka selles seriaalis ühe rolli ja teeb seda väga hästi, aga kõik muu alates sellest, et Ott on kodune tugi, arutab minuga stseene läbi, arutab seda ka, mis mina võib-olla režissöörina ei oska tähele panna, aga tema näitlejana paneb tähele, et see selline tandem aitab, viib võidule. Ma võin veel küsida, kas teil olid salapulmad või olid ikka päris pulmad? Ma ei tea, kas salapulmad, aga Väiksed, nagu nii väiksed kui saab, põhimõtteliselt. Aga siin ei olnud nagu mingit selles mõttes salatsemist eraldi küll. Kas see kuupäev sai mingi eriline valitud? Jaa, 1. jaanuar. Õnneks see juba päris siis ikka mitu, kui selge. Meil oli täna suur uudis ja mulle kohe öeldi, nüüd on vaja. Jaa, 1. jaanuar on see kuupäev väga hea tähistada meelde, et väga meelde jääv, et siis igal juhul ei lähe kunagi meelest ära, eks? Ei, kindlasti mitte.